Tallinna Rotary klubi tunnustas täna parimaid noori politseinikke ja koerajuhti. See on 22 aastat vana traditsioon, mille vältel on autasusid jagatud üle 100. Tunnustust jagati 5 silmapaistvale politseinikule, kellest 2 olid Tallinnast. Maria Dolgova tuli tööle ajal, mil koroonapiirangute tõttu toimus väljaõppe suuresti distantsilt. Pühendunud õppijana omandas ta väga kiiresti vajalikud oskused ning möödunud aasta lõpust võttis Maria enda kanda ka tähtajalise elamisloa menetlused, mis on väga vastutusrikkad. Otsused, mis me vastu võtame, on tihti väga keerulised, et ei ole just kas tööandjatele või välismaalastele meelepärased, kuid me peame olema ikkagi lähtuma seadusest, lähtuma meie praktikast, vaatame, mis on Eestile parim ja nendest rasketest otsusest kujutame praktikat ja niimoodi ongi. Kerli Valgre ei löö risti ette, kui on vaja lahendada keerulisemaid ülesandeid või mõelda kastist välja. Samuti ei pea ta paljuks, kui on vaja panustada väljaspool põhitööd. Kui keegi kuskil abi soovib, küsib, et ma olen kohe nõus minema, et ma ei keeldu. Ka nüüd, kui Ukrainas algas sõda ja Pärnus avati siis Ukraina vastuvõtupunkt, et siis koheselt olin ma nõus sinna minema oma põhitöö kõrvalt 8 nädalaks appi ja olin seal siis koordineerija rollis ja aitasin neil seal menetleda neid kõiki inimesi ja et nad saaksid meie juures siis elamisload. Lisaks neile tublidele tallinlastele jagati autasud ka Taavi Sügisele, Aapo Rehile ning Artur Niinele ja teenistuskoer Riikole. Mis sa oma omanikust arvad? Sa vana, et omanikule tahaks ta käppa anda nagu meie mikrofonilegi. Noorte politseinike tunnustamine on iga-aastane traditsioon, mis sai alguse 2001. aastal, kui Tallinna Rotary klubi kinkis politseile teenistuskoera Kutsika.